Me oleme siin hämaras toas. Tere, sõbrad. Vaikses meelolus. Tervist, sõbrad. Tere, sõbrad. Oleme täna siia tulnud selleks, et rääkida huvitavatel teemadel. Arutelus oli jällegi 2 teemat. Üks jäi eelmisest korrast õhku, mida peaks nagu alustuseks peaks hakkama siis nagu täpsustama meie koha pealt. Üks kommentaar on, millele me peame vastuse andma. Jah, see oli päris huvitav kommentaar. See oli väga põhjalik ja keegi oli väga palju läinud vaeva, et teha siis mingisugune analüüs meie siis lindistatud episoodide põhjal. Ta ei olnud kõike ära kuulanud minu arust. Päris mitu kommentaari, mingi kasutaja YouTube'is, kellel pole ei oma nägu ega nime, mitte midagi, aga tal on mingisugune channel, mis ka vist peaks olema mingid suhteteemad või tead küll neid. Aga see pikk põhjalik kommentaar, mis ta selle analüüsi pani, mis asjad ja kes me oleme, see oli tegelikult nagu ikka täiesti mööda. Ja pluss täiesti mööda oli see, et nagu kes kelle maha jättis. Saad sa aru, kui 2 täiskasvanud inimest saavad aru, et kooselu ei toimi, siis ei jäta kumbki teine teist maha, vaid lihtsalt istutakse maha ja räägitakse asjad ära. Sihukest asja, sellele ei saagi vastata, kumma maha jättis. Ma arvan, et nii ongi kõik. Yeah. Nii et selles suhtes, kui sa tahad olla mingisugune suhte spetsialist või inimeste spetsialist, siis pead veel natukene vaeva nägema. Aga see on, ma arvan, paljudel asjadel nagu tõsi, et kui sa lihtsalt õpid midagi kuskil koolis, aga sul puudub reaalsest elust nagu praktika mingil teemal, siis see raamatutarkus ei anna sulle mitte midagi. Et võib-olla need terminid, mis ta kasutas seal kommentaaris, olid küll väga nagu professionaalsed, aga kui nagu lugesime seda, siis mõlemad olime, et what the fuck on ja, et jah. Ei, selles suhtes tore, et sa oled võtnud aega, et vaata kindlasti edasi, aga jah, meie liikusime edasi ühisel arusaamal. Juba 4 aastat tagasi. Kas mitte? 4 aastat. On 4 juba? Jah, 4 aastat tagasi, umbes samal ajal oli veel see Ironman, vaata, me olime Barcelonas ja siis me novembris kolisime laiali. Nii et siis tegelikult ütleme, et novembris saab siis 4 aastat. Ja minust novembri alguses ma kolisin, Nii. Et jah, 4 aastat ja et siin mingisugused, mis seal kirjeldatud olid, mingisugused tagamõtted asjad, et see oli naljakas. Me oleme selle 4 aastaga mõlemad elus nagu väga palju erinevaid teid läbi veel käinud ja selles suhtes, et tubli, aga natukene on vaja veel aru saada asjadest teisiti. Jah, mina nagu arvan niimoodi, et kui minnakse lahku vaata rahumeelselt ja sa oled endale inimese ikkagi ju valinud kõrvale mingitel põhjustel ja tema omaduste pärast, mis sulle inimese juures meeldivad, on ja. Et kui just ei olegi nagu see situatsioon, et keegi on kellelegi rämedalt ära keeranud, siis miks sa peaksid hakkama vihkama inimest, kui tegelikult ta on sinu inimene. Et ma arvan, et meil täpselt nagu oligi niimoodi, et keegi ei teinud kellegile liiga, kõik oli selles mõttes väga normaalne ja kuna ma arvan, et sa oled väga hea inimene ja sul on väga palju neid omadusi, mida ma hindan inimeste puhul, siis miks ma peaksin siin nagu tõrjuma endast eemale? No täpselt. Jah. Minul sama teema, mulle ei meeldi üldse inimestega nagu niimoodi, ongi just täpselt see, et sa oled välja valinud. Mingil hetkel on olnud see inimene nagu perfect. Ja ta ei saa järsku muutuda nagu mingi maailma ei kalvemaks. Jaa, sellised asjad ei saa. Okei, on neid emotsioone, mis tulevad peale, kus sa võid nagu vihata ja ma ei tea, mis asja.
aga need on siuksed mööduvad asjad, et sealt mingit otsust teha, see on nagu mõttetu. Eks tänapäeval ongi see, et noh, lämmegi siis mis me täna nagu teema on ja ongi see, et kuidas siis edasi liikuda, kui saab läbi ja võtame mingid erinevad need situatsioonid, aga eks tänapäeval, kuna inimesed ei suuda näha teist inimest edasi liikumas veel, see on muutumas, aga ei suuda ka toetada nagu suhtes olles, sa tead ju jumala palju, kus on nagu mees ja naine, üks tahab täiega nagu areneda, teha mingeid asju, siis teine ei taha ja siis ta ei lase. Ta on nagu ankur jala otsas. Ja isegi kui lahku minnakse, sa ei taha näha, et tal läheb hästi, vaata. Et sellepärast nagu minnaksegi võimalikult suure pauguga laiali, et ei peaks seda inimest nägema ega kuulma. Et see on nagu päris pahasti ja praegu on ka nagu isegi kui mina ise arvan niimoodi, isegi kui oled mingi pikalt suhtes ja toimub mingisugune petmine, ütleme niimoodi, et kumbki pool paneb üle, vaata. Aga jah, on valus, aga võta ikkagi kokku, davai, jah, aga leppige ära. Mitte selles suhtes, lähete laiali, aga saage aru, miks see juhtus, ärge õpi sellest. Võib-olla ongi, selles suhtes on ju situatsioone küll, kus nagu naisel puudub võib-olla mingi seksuaalne tung aasta-2 ja siis mees paneb kõrval. Lõpuks viskab üle ja siis on nagu pahandus on ju. No ma saan sellest võib-olla süüke vaade on, mõtlen nüüd nii, et on suhe ja võib-olla ei ole nagu nii pikk suhe on ja siis ühel hetkel siis selgub, et see teine inimene on teiselnud, et ta on keegi teine, kes ta tegelikult ei ole. Vaata, selles mõttes on okei, et sa ei tahagi edasi nagu suhelda ka mitte, kui tuleb välja, et need väärtushinnangud, mida sa arvasid sellel inimesel olevat, neid tal tegelikult ei ole. No ja see siis küll lühikeste asjade puhul tõesti, kui sa saad aru, et see inimese tegelik kuvand on hoopis midagi muud, siis sa ei tahagi temaga suhelda. Aga ma mõtlen just sellistest pikematest asjadest, 20 aastat, 40 aastat. Ja kui sa lõpuks istudes maha, rääkides asjadest, tulla nagu välja sellest võib-olla olukorrast, et sa oled haiget saanud ja sa saad aru nagu põhjustest, miks see juhtus on et räägitegi avatud kaartidega ära ja tulebki, sa näed nagu enda viga ka seal, et siis on võib-olla see asi kuidagi aktsepteeritavam. Ja siis see on aktsepteeritav, kui sa tunnistad ka enda viga. Kui teine ütleb sulle, mitte hakkad tagasi lükkama, vaid võib-olla tõesti oligi ja vaatadki sellele tagasi nii. Et tõesti, ma arvan, et see on keeruline teha, aga ma olen suutnud seda mitu korda teha. On raske, iga lahkuminek on nagu raske, et sa oledki masenduses, kuid võib-olla isegi nutad patti ja teed nägu, et kõik on nagu okei. Tegelikult oled nagu mõtled, mis nüüd ära saab, kes mind tahab, elu läbi on kõik oli nii hea, mis nüüd saab, kogu aeg on see küsimus peas, aga nagu tõra, nagu tegelikult elu läheb edasi, sul on käed ja jalad otsas, sul on 100 miljon võimalust saada paremaks, fuck läks perse, mis nagu valesti oli, mida saaks teisiti teha, mida ma ei taha enam järgmisest partnerist näha. Kõik, see on nii palju informatsiooni. Ja kui sa tõmbad selle tüliga süüdistad teist inimest ainult ja tõmbad, sina ei ole midagi teinud, teine on süüdi, mind jäeti maha, siis sa ei õpi sealt mitte midagi ja siis sa lähed järgmises suhtes, siis tõenäoliselt lõpeb see täpselt samamoodi. Mängid ohvrit. Mul oli täna hommikul üks huvitav telefonikõne niimoodi, et üks härrasmees helistas mulle ja siis ma küsisin ka, et kuna sul just oli mingi kiisu on ja, et mis siis sellest kiisust sai. Esimene lause oli nagu see tahe, et hakkasid nagu tulema välja mingid asjad, ühesõnaga, et see hakkas kosta naist süüdistama. Ma juba peas mõtlesin,
tüüpiline vaata, alati see keegi teine on süüdi, aga siis hakkas rääkima, et tead, tegelikult eks ma olen ise ka selline ja sellepärast ma kordangi mingeid mustreid, et ma olen ise selline ja siis ma nagu noh, kuulasin juba suurema huviga, et mulle meeldis see moment, kus ta ise endale ka otsa vaatas ja ütleski, et noh, tegelikult ei ole see tšikk nagu süüdi, vaid see, et mina olen see vend ja võib-olla tekitan ise siis täpselt neid samu mustreid jälle ja jälle, sest ma pole iseenda asju ära lahendanud enda sees. Ja siis see ütleks minu jaoks alles huvitavaks, vaata, et aga noh, nii kaua, kui sa kuuledki, kuidas nagu kõik teised on pahad ja mina olen see ingel, on ju, sa saad aru, et noh, see on mõttetu jutt sellepärast, et see inimene tegelikult ei näe, mis toimub. No ongi see mustrite murdmine, me keegi ei ole ingel, meil kõigil on. Ma ei ole absoluutselt perfektne inimene. Ma lihtsalt üritan oma kogemusest nagu võib-olla kellegi silmi natukene avada. Inimsuhteid on mul omajagu olnud selles suhtes. Kogemus ikka on, jah. Keskmisest Eesti mehest võib-olla rohkem. Sest et mul ei ole tegelikult kunagi olnud probleemi leida kellegiga mingeid jooni, sest et ongi, et silmaring on üsna lai. Isegi kui ma olin paks joodik, ma sain naistega päris hästi jutu peale. Sa oled hea jutuga, jah? Jah, tervitan neid tollaseid naisi, keda ma kõik ära rääkisin. Et jah. Aga mõtlekski siis näiteks, et see edasi liikumine on ja, et mis oleksid need nõuanded või punktid, mida sina nagu oled teinud või soovitaksid teha, kui ütleme, et praegu keegi kuuleb meid, kes on värskelt läinud lahku, ta on murtud südamega, ta on täpselt seal kohas, kus ta on nagu see, et elu on läbi, kõik on mõttetu, nutan kuradi magama ennast iga õhtu, et kuhu suunda peaks liikuma? Mina saan siis nagu meeste koha pealt rääkida. Mina võin siis nagu naiste koha pealt rääkida. Ma räägin ainult nagu meeste koha pealt. Et ma olen noh, piki suhteid on mul olnud, ütleme niimoodi 3 tükki on ja kõigiga on olnud võrdlemisi erinev see strateegia mul. Okei, 2 on üks olnud, mul on lõpuks aru saanud lühematest asjadest. No esiteks alkoholiga hingevalumata on nagu mõttetu, olen proovinud, teeb veel hullemaks, kestab veel kauem. Pluss veel siis alkoholist tulenevad muud probleemid. Saad sa ei saa sellele valule vastu. Ainuke asi, et õpi sellega olema. See võib kesta kuid. Alkohol on selles mõttes hästi salakaval eluvaenlane, et see hetk võib-olla, kui sa võtad selle, sul korra nagu, noh, ta vaigistab ära need mingid halvad emotsioonid on ja, aga kui sa, noh, mida pikemalt see kestab, sa sügavamale tegelikult auku sellest tõmbad sellega on ja. Et ei ole see alkohol teeb ainult hullemaks. Ta on petlik mingil momendil, aga tegelikult, kui sa nagu suures pildis vaatad, siis ta teeb ainult hullemaks. Muidugi. See on umbes sama, et sa hallitanud seinavärvid lihtsalt üle on ju. Hallitus ei kao kuskile. Et lihtsalt asi ongi selles, et see on jumal normaalne. 100 miljonid inimesed elavad seda üle. See näitabki, et sa oled inimene. Sul on tunded õige koha peal. Psühhopaat ei tunne midagi. Ja see on nagu hea, see on nagu hea olla selle tundega, et okei, fuck, et ma olen ikkagi normaalne empaatiavõimega inimene on ja kannatad ära, ongi, mida ma saan sellest kõigest, mis nüüd läbi sai kaasa võtta, mida ma ei taha võtta. 2 asja, 2 nagu listi, mida ma ei taha kaasa võtta, mida ma nagu ei tohi kaasa võtta, millest ma pean loobuma ja mis asjad olid nagu head asjad. See juhtubki siis, kui on see dialoog, vaata, suhtest välja tulles, mis on nii oluline asi. Aga ilma selle dialoogita võid ju ise samamoodi, nii paber, pastakas, ma olen teinud seda korduvalt väga palju, nii, isegi kui on mingi paarikuune suhe, vaata,
või mingisugune thing. Paned kirja, mis olid sellel inimesel need, mis mulle täiega nagu meeldisid, mida peaks uuesti edasi vaatama, et need olid tõesti head ja mis on siis nagu need asjad, mis on nagu halvasti, minu käitumised, kõik asjad kogu selle asja peale. Fuck, las nad olla, ma seedin neid. Teine viga, kolmas on see juba. Kolmas viga, mida mina olen ka tegin korduvalt, oli see, et plaks Tinder lahti, Instagram lahti, kohe DM-id peale, väga kiirelt on võimalik leida endale see asendus selle asemel, et saada aru, miks sul on see lähedusvajadus, et sul peab keegi inimene kõrval olema, miks sa ei saa üksinda hakkama. See viimased 4 aastat ma olen nagu täiega ennast nagu üritanud niimoodi teha, et kui mul ei oleks mitte kedagi ega mitte midagi, et ma oleks õnnelik ja produktiivne, sest et tänapäeval on, meestel on seda nii palju, kui sul ei ole ümber sõpru, kui sul ei ole ümber mingisugust piffi, ma ei tea, vanemaid, sul ei ole raha, sul ei ole asju, siis sa oled nagu täiesti lost, sa ei suudagi mitte midagi teha. Ja siis mul ongi nagu, ma kirjutasin selle mingi aastaid tagasi välja ka, et proovi olla niimoodi, et kui mitte midagi ei ole, sul on tühjus. Nagu kujutasin sinna pildile selle Enso ka, siis Enso tuli mu ainult, kui mul ei ole mitte midagi. Et mul on nagu näiteks väidetavalt ta on näinud Enso, mul ei ole raha, mul ei ole sõpru, mul ei ole mitte midagi. Aga mul jääb, ma olen ise alles, ma olen kohal ja ma saan kõigega tööd teha. See on see main, mille poole ma ei tea, ma olen sinna poole teel, aga ma ei ole veel päris niimoodi, et eks kui tegelikult kõik ära kaob, käib jälle plahvatus või elektrit midagi pole enam, kõik maailm kaob ära. Korraks on ikka, ma arvan, käib see läbi, aga ma arvan, et tuleb lõpuks ikkagi toime. No, et sa oledki iseendaga selles heas kohas, iseenda prioriteet ja isiksus, et sa ei defineeri ennast läbi nagu teise inimese ja üldse läbi mingite asjade või mis iganes nagu ümbruskonna, et sa ise oled täpselt see, kes oled, sa oled rahul sellega, kes oled. Väga paljud inimesed ongi ju näevad nii fucking palju vaeva, et enda ümber teha see kuvand, karjäär, mis asjad. Aga tegelikult ise inimesena sa pole mitte midagi väärt. Ma näen neid mehi ju, kellel sul võib plekki nii palju olla kui värki-särki, mis iganes. Aga kui on see hetk, kus sa pead üksinda olema mees olukorras, siis on persena. Päriselt. Ja ma mõtlen kaasa ja mõtlen nagu inimeste peale ja ma näen seda praegu peas väga paljudes inimestes, et kui võtta neilt ära see nii-öelda kuvand ja ümbrus ja kõik see materiaalne osa ja see on ja siis tegelikult ei jää seal alles mitte midagi. Paljud mehed ongi, mõtlevad, et raha ja staatus ja auto ja see paneb oksad laiali, aga kus seal pimedas kuskil tänaval ikkagi kohtad kellegiga, kes on tol hetkel rohkem, siis sul ei ole sellest mitte midagi. Et ongi ja suhtest välja tulles on ka see üksinda ja lost olek, siis ongi võtta see omaks ja proovigi ennast olla, et see üksi olles on ka okei nagu olla, mõtle, kuidas areneda, kuidas edasi minna. Sa ei pea asendama kohe kõiki asju. Ma tean, et loodus tühja kohta ei salli, aga vahest on nagu kodus ka niimoodi ju, et sa koristad ära, paned kõik asjad ära, et sul on nagu siuke tühjus tunne. Aga sul ei ole vähemalt hästi laabakil, vaata, et tuba on korras. Et sul on vaja elus on ka vaja vahepeal korda luua ja selle korra loomiseks on see üksindus ja enesetoetus kõige olulisem, eriti meeste puhul. Ma tean, mehed üritavad sinna karja ronida, ei võta ise üldse mingid otsuseid vastugi, pannakse kampak, kestid, tina ja mida iganes. Me oleme kõik ju hommikul ärganud, kõik meesterahvad, kes meil kuuluvad, kõik me oleme, ma arvan, korra elus olnud niimoodi, et lähed paned selle tina ära, ärkad hommikul üles ja siis vaatad neid fucking sõnumeid või võtad selle kõneregistrist, vaatad, kellele helistanud oled ja mis sitta selle tähendab. Ja siis passid nagu, miks seda vaja oli. Selle asemel, et olla üksinda kodus, vaadata mingit programmi, lugeda mingit raamatut,
teha süüa, mõelda lihtsalt oma probleemidele ise lahendus ja sul on pärast palju parem olla. jah, no kui ma nüüd nagu naiste koha pealt läheks, siis muidugi paljud asjad vaata kattuvad, on ju, kindlasti. ja noh, see ongi see enda taas võib-olla leidmine või avastamine, võib-olla isegi avastamine oleks õigem sõna, et sa hakkad võib-olla proovimagi mingeid täiesti uusi asju, mida sa ei teagi, mis sulle võib meeldida. Et nüüd sul on see aeg tegeleda siis mingite uute asjadega, mis jälle avardavad su maailmavaadet, leiad endas mingi hoopis uue nagu külje, mida sa ei teadnudki, et see üldse olemas on. Et niikuinii oled sihuke õnnetu ja lost on ju omadega sealt suhtest tulles ja sul on nüüd see aeg endale, võta kätte, hakka midagi tegema, loo nagu mingeid uusi võib-olla hobisid endale, mingeid uusi väärtushinnanguid, noh, tee midagi. No ongi, ja iga uue hobi tegevusega tuleb alati su ellu uusi inimesi. Ükskõik lähed, ma ei tea, noh, ongi, me räägime nagu trenn on alati kõige mõistlikum mõte igatepidi. Ma ei tea, lähed kuskile treeningusse, seal tutvud kellegiga, lähed, ma ei tea, spordipoodi, ostad mingit varustust või mingit asju, seal on hoopis teistsugused inimesed. Igal pool võib su ellu tuua, võib-olla ongi teine inimene samamoodi, avastas see sama hobi, põmm, kohe on millest nagu kinni võtta. Ja kui sa istud seal kodus üksinda, kordi kassid, no siis sa jäädki kassima. Aga võta need jalad sealt diivani pealt ära ja mine tee midagi. No korra oled, sellel lase ka olla natukene aega, et sa ei pea kohe nagu hüppama. Ei no kohe ma ei mõtlegi. Väike lein peab olema. Aga noh, ma olen hiljuti nägingi mingi üks naine nagu jagas, noh muidugi tal olid seal lapsed juba ka 3 tükki minu meelest ja ka lahkuminek on ju. Ja siis ta kirjutas ka midagi sihukest, et ta ei oska nagu endaga olla ja ei oska midagi teha. Et ma saan aru sellest tundest, et sa oled nii harjunud selle mingi ühe eluga on ja ühed mingid rutiinid, kõik asjad ja järsku sa pead endale täiesti mingi uue nagu elu looma, aga siis hakkadki vaikselt kuskilt pihta on ja ma ei tea, proovid ühte, ei meeldi, proovid teist, ei meeldi, noh, need suksed üksi kodus olemisi on ka vaja, aga lihtsalt sinna punkti jõuda, et sa hakkad neid nagu nautima. Et alguses on kindlasti see on nagu sihuke tühi tunne ja vaata vastik ja sa ei oskagi endaga, sa ei oskagi võib-olla vaikuses olla, sa ei oska enda mõtetega nagu kuidagi tegeleda, aga noh, see tuleb ju kõik ajaga. Üleöö ei juhtugi mitte midagi. Kõige ägedamaks, et võtta uusi asju ostes on alati hea tunne, on ju. Ostad mingi uue, ma ei tea, telefoni, riideid, värksärki, trenniriideid, kohe tuleb motivatsioon juurde. Aga elus uusi asju võtta, mis tegelikult toob sul on täpselt sama efektiga. Keegi väga teha ei taha. Jah, nii hirmus on nagu see muutus on ja. Ja, aga nagu asjad, värgid, see on nagu okei, aga kui sa elus samamoodi teed, kogu aeg teed mingid väiksed muutusi ja siis oled ka kogu aeg siukses heas, teadmatus, aga samas ka põnev ja motivatsioon liikuda edasi. Et tõesti see leinahetk tuleb ära teha, aga see tulebki teha niimoodi, et endast selgusele jõuda, ära analüüsida, põmm, edasi, siis ma räägin, uued hobid, liikumised. Tegelikult sealt on nii palju võita. Ma just sel teema, miks see teema tuli ka, et nagu kui nagu väga nagu vanemas eas minna. Ma ütlen vanemas eas ja kui ongi see, et on võib-olla keha on jäänud natukene võib-olla hoolitsuseta, siis ongi ju see, et sa võid trenniga võib alustada ükskõik mis eas. Jah. Kunagi ei ole liiga hilja ja hakata nagu. Ja see energia, mis sealt tagasi tuleb, sa võid nendel 10 aastat tagasi kerida. Et see on nagu eriti suur muutus, mida teha ja sealt võib nii palju leida inimsuhteid, uusi väärtusi, selles suhtes, et hakkad trenni tegema, siis tekib seal mingi toitumisvärk ja hakkad kirjandust lugema, võib-olla teistsugust,
ja no me ei saa üle ja ümber ka teraapiast. Jah, vaata seda glow up'i, mis olen mina ka teinud ja ühe korra ma tegin ikkagi väga räiget glow up'i, oligi niimoodi, et see oligi see moment, kus ma hakkasin ju trenni tegema. Ma olin ikkagi väga halvas füüsilises vormis. Mul oli siis ka lahkuminek, on ju, ikkagi paariaastasest suhtest ja ega ma selle tüübiga ei suhelnud päris tükk aega ja ma glow up'isin, ma mega glow up'isin ja siis ühel momendil ma isegi ei mäleta, kuidas me nagu mingi kontakti nagu lõime. Igal juhul me saime kokku üle väga pika aja. Noh, ikka mingi, ma ei tea, aasta vist ei olnud möödas, aga pool aastat ikka oli. Noh, ma olin mingisugune üle 10 kilo kaalust alla võtnud, ma ei joonud, ma ei teinud narkootikume, on ju. Aga tema elas veel seda kõike, vaata vana nagu elustiilis. Ma mäletan juba hästi, me saime kokku. Ma ei tea, sõitsime kuskil, lobisesime, on ju. Ja mina kuidagi tundsin, et ahah, ma ei tea, ma nagu sidusin nüüd need otsad kinni, et meil ei ole enam mingit sükest, noh, ma ei tea, midagi oli nagu õhku jäänud minu jaoks enne. Me saime kokku, me nagu rääkisime, no, täiesti normaalne ja siis ma pärast läksin koju ja see saatis mulle mingi sõnumi, et umbes, et noh, et nüüd mõtleb minu peale või midagi. ja siis ma ütlesin talle, et kuule, unusta ära, vaata, et nüüd oled sina väga minu liigast nagu väljas, on ju, või noh. Vaata, see ongi nagu see ja, et lihtsalt kui sa liigud edasi, siis sul tekibki see lõpuks, et sa vaatad tagasi kergusega. Kui sa alguses mõtled, et see on nii raske ja kõik läks nii pahasti, see tekibki vähem poole aastaga või tekitada niimoodi, et tere, thank God, et see niimoodi juhtus. Jaa, ma olingi, siis kui ma nagu sain üle pika aja temaga kokku ja siis ma vaatasin ka, et kuhu on nagu minu elu liikunud, aga tema võib-olla oli veel nagu allapoole kukkunud ja ma sain aru, et ei, me ei saaks isegi enam nagu sõbrad olla, sest ma olen nii rämeda upgrade'i teinud, nii lühikese aega. Jaa, aga see ongi see, et selleks, et noh, vaata, öeldakse ka, et kui luu läheb puruks, seda kasvab tugevamini kinni. Sul ongi vahest vaja nagu see, et elus nagu nendest raskustest ongi, isegi kui vanas eas, ütleme, lähebki see abielu värk, kõik läheb nagu vett vedama, see ei ole veel nagu maailma lõpp, sealt saab veel, ongi, lööb selle sette korraks nagu ülesse, aga sealt võib veel siukse uue hingamise saada ja täiesti rebuldi teha endale ja see on nagu äge, kui sa tõid välja, siis ma hakkasin mõtlema, just enne me rääkisime, et kui ma olin ka paks ja joodik ja sebisin naisi, on ju. Ma olen näinud mõndasid neid naisi. Nüüd ja ja siis on ka toimunud nagu see, et sa oled välja kasvanud sealt ammu kõvasti ja nemad on alla käinud ja ei no minul oli ikkagi suur efekt see, et nagu ma olin nagu ikkagi täis paks joodik. Ja siis kui ma võtsin nagu alla ja siis ma olin nagu ju tegin sporti nagu kõvasti ja ma olin ikka nagu pildis. No sa tegid ka glow up'i. Ma tegin ikka väga retsi glow up'i ja siis nagu kõik hakkasid nagu no mina võtsin seda kui sükest veel enda nagu upitamist. Kui need samad naised tulid nagu ise ennast pakkuma, kes varem olid mingi ja siis, kuule, puhka jalga. Nagu päriselt välja teed või? Ma võisin sinuga kunagi juttu ajada niisama. Mul meeldib naistega juttu ajada. Ma olen vahepeal nagu lihtsalt, nagu mul on väga palju sõbrannast, mul meeldibki lihtsalt nagu jutustada. Sest nad on tõesti head ja toredad inimesed ja ma arvan, et meesterahvad peaksid rohkem küsima nõu naistelt, mitte nendelt joomakaaslastelt. See informatsioon on palju olulisem, mida sa saad. No sa pead ka aru saama, mis on võib-olla see noh, sa pead läbi nägema mingist asja. Mingid motiive ja siia sinna. Seda küll, jah. Aga tegelikult ma mõtlen selle, no sa ütlesid, et okei, et sa ei soovita kohe mingi Tinderisse nagu tuuseldama minna, aga mingisugune suhtlus tegelikult vastas sugupoolega on kohati isegi kasulik. Ma ütlen ausalt,
et mina tunnen küll, et kui on olnud nagu sellised laiali minemised on ju, mitte see, et ma ruttan kohe mingi järgmisesse suhtesse, aga see, et ma suhtlen meesrahvastega ikkagi nagu sihuke flirti ja võib-olla käid seal nagu date'id on ju, aga mitte, et sa ei kiirustanud kohe mingi leibasid kappi lükkama. No see on, ta on enam-vähem see samamoodi, et paneb sind ära unustama selle valu, mis sul sees on. Ei, aga sa ikkagi tegeled ka endaga. No kui tegeled. No kui tegeled, jah. Vaat siin ongi see, et paljud lähevad kohe uuesti sellele uuele ringile. Vaata. Ei, ma ei mõtle seda, ma mõtlen seda, et ma saan sinust aru, jah. Tasakaal peab olema. Ja, et sa veits nagu... Veits, et unustaks, veits saad ennast nagu välja elada, saad võib-olla enda mõtteid välja rääkida, see on jumal normaalne, see on terapeudiline. Sa oled ise küsinud, kui sa jõuad nii palju deitimas käia, see üks aasta, kui ma tegin 52 deiti on ja mida sa arvad isegi? Jesus Christ. Mõtlesingi, et minu jaoks on igast erinevate inimestega deitide käimis on nagu enese leidmise tee, et sa pead ennast nagu tutvustama inimesele. Ja sa saad ju iga kord pead endast tegema mingit lühitutvustust. Ja see õpetab sind ennast ka paremini tundma õppida. See võib olla, sa võid ja mina tegin seda teadlikult, sorry tüdrukud, kes nagu lihtsalt eksperimendi osad olid. Aga ma sain nagu väga palju häid tutvusi ka siiamaani nagu on nagu normaalne suhelda aeg-ajalt. Ma ütlengi, et see on nagu okei. Keegi ei keela seda, mina mõtlen küll, võib-olla mingi äpi tõmbamine kohe ei ole siuke kõige parem mõte, esiteks kui sa ei oskagi olla nagu üksinda ja lihtsalt täna, kui ma ennast nagu mõtlen, siis ma ei taha mingit suhet, aga samas mulle meeldib suhelda. Et see on siuke, et samamoodi peaks olema kui suhtest tulles, et ole selline vend, et sa ei taha kohe suhet, sa ei lähe kohe suhtesse, aga sa võid suhelda. Ja no igal ühel meil võiks olla nagu siuke hea tuttav või sõber vastas sugupoole oma, kellega sa saad lihtsalt suhelda. See on fine. Aga see nõuabki enesekindlust ja tugevust, et see jääks sinna kohta. Ja kui sa oled nagu mees ja naine on kaua sõbrad olnud ja kui see naine teeb movie ja mees ütleb, kuule ei, ma tahan sõber olla, siis on kindlalt no-go. Sealt edasi ei lähe kuskile. Ma tean, mul on sõprussuhteid niimoodi 5-6 tükki täitsa nagu lappe läinud. Mina tahan lihtsalt sõber olla. Ja siis läheb mingi X muuks. Et jah, seal on see õhkõrn, see värk. Aga vanasti ma olin see vend, sõbrad võivad kõike teha ju. Päris ikkagi nii ei ole, jah. Kuidas see nüüd sinna siis niimoodi sisse läks? Kusjuures mina ütleks selle, et kui inimesed võib-olla pole enne teinud sellist asja, siis minna üksinda reisile. Oleks võib-olla väga mõnus nagu. Ja, kui sa oled lahku läinud. Kodust, riigist, üksi. Ülihea asi, mida mina tegin. Tehke üksinda kõiki neid asju, mida te olete harjunud oma kaaslasega tegema. Ma käisin spaades, kinos, restoranis, jalutamas, kõiki neid asju, mida tavaliselt nagu oli see, et kaasa, niisugused põhiasjad, mida kogu koos tegite. Tee üksinda ja ole oma enda kaaslane. Räägi endaga juttu probleemidega. Ja mingi hetk sa saadki nagu selles suhtes jällegi leiad ennast ja saad aru, et sa saad endale olla toeks see, kui sa otsid hoopis kedagi piinaliselt nagu kaasa. Eks mingi hetk hakkab ikkagi vastu töötama see asi, et mida ma räägin, et nagu seks on ka väga vajalik asi elus. See, et ma olen nagu täis ideaalses mehe eas suutnud aastad sölpat teha, see oli nagu ikkagi hambad ristis ja väga suur saavutus, see oli raskem teha kui karsklane olla. Seksuaalsed ihad, kui sa oled normaalne inimene. Ma mõtlen ka, et sellist asja ei saaks tegelikult nagu elust eemaldada. Aga kui ikkagi on lahkuminek, siis see paar kuud on vajalik. Lihtsalt selle jaoks, et sa leinad selle ära, need emotsioonid lähevad paika
ja siis sa ei saa minna ju lihtsalt nagu noh, selle seksi nautimine on ka võib-olla natukene, ma arvan, teine, kui sa oled emotsionaalselt lihtsalt mingi katki. Ravi ennast terveks, kohtu uute inimestega, leia. Ei no selles mõttes küll vaata, igal juhul on see, et seks on ju kordades parem, kui sa ei ole mingi vanast suhtes kinni või noh, sa nagu ei ketra veel neid vanu asju enda peas läbi, et lõpeta ühena sealt emotsionaalselt nagu ära need asjad ja siis võib-olla liigu edasi, et sa päriselt saad olla siis kohal, sa oled jah teise inimesega on ja mitte see, et sa teed asja ja samal ajal mõtled oma eksi peale veel, see on halb. See on halb. See oleks päris hästi, see on hästi jah, et selleks on vaja, et seksi nautida on vaja ikkagi emotsionaalselt edasi liikuda, selleks on vaja natukene aega võtta. Ei noh, paar kuud ma isegi olen jah, ma olen nõus, et ma seda ise iga kord nagu teinud oleks, aga no ütleme niimoodi, et ma võin rääkida enda kogemusest, kui mul on olnud kui ma sinust lahku koolisin, siis mul läks nädala. Ja, aga mitte, et see oleks ainult nagu magad, aga sa kohe võtsid nagu kolitasid sisse selle endale koju. Ja, aga mul on ka olnud niimoodi, et on olnud sellised lühemad asjad ja siis ongi okei, davai, täna vist on see päev, kus lõpetame selle asja ära. Ja ma olen sealt samast kohtumiselt sõitnud teise kohta. See on nagu full asendus, et see on nagu ploha. Aga tore, et sa tunnistad ka, et noh, need on olnud vead. Ja ma tahagi enda nagu vigadest, ma saan aru, et inimesed ei õpi teiste vigadest, et sa õpid enda vigadest. Aga mida rohkem rääkida, mida rohkem avada, see on nagu, aga kõige parem on ikkagi olnud see, et okei, me oleme isegi mingi 6 kuud timmind on olnud nagu äge värki kõik ja lõpetame ära. Leina seda ka 1 kuu aega. Ma olen ikkagi 6 aega. Mul oli eelmine aasta väike armumine, millest ma pidin ka võtma, ütleme niimoodi 3 kuud. 3 kuud ja siis panin hullu. 3 kuud, et emotsionaalselt saada ennast jälle sinna kohta, kus sa saad minna ja reaalselt ongi mingi uue inimesega tutvuda, üritada tema sellest peavärgist aru saada ja siis kui läheb füüsiliseks, siis nagu seda seksiga nautida, mitte nii, et sul on hinges mõtled mingi teise peale, vaata. Seal ei ole, sellepärast see fuckboy elu ei ole nagu selles suhtes üldse nagu midagi ilusat ega mõnusat, sest et sel seksil puutub igasugune väärtus, kui sa käidki ja torkad 8 minutiks ja täiesti pointas on ju. Et palju tuusam on see, kus sa ikkagi saad aru, et selleks on vaja seda emotsionaalselt lahti laskmist. Ja mida täiskasvanilikumalt sa oma selle vana kaaslasega seda teha saad, ongi see maha istumine, see on ju nii mandatory, kui on lapsed ka, siis on vaja see asi niimoodi laiali minna, et okei, enda egod unustame ära. Selles suhtes, et ma olen nagu öelnud ka, et kui mul on mingid tuttavad läinud, kellel on laps ja ütlen nagu, on sinust jumala pohhu ja naisest jumala pohhu ja kõige olulisem on laps, nagu sa pead isegi niimoodi mõtlema, mul on endast pohhu ja mul on naisest pohhu ja ainuke asi on nagu see, et lapsel peab okei olema, sellepärast, et pärast kuradi neid teraapia arveid maksta on nagu kordades hullem kui see, et ma praegu natuke manipuleerin, et saada oma tahtmist või midagi siukest võtta. Jah, kui juba lapsed on taga, siis see asi peab olema väga läbi mõeldud ja väga nagu strateegiaga tehtud nii, et see teie kullakallis järeltulija ei kannataks seal 2 tule vahel on ja, et ei oleks tuld. Et 25 aasta pärast see sama laps ei teeks samu vigu. Ei teeks täpselt samu vigu ja võib-olla veel hullemaid vigu. Väärtustaks ikkagi nagu selle suhte, väärtustaks suhte jõudu ja seda headust. Suhtes olles, emotsionaalselt seotud olles,
on see füüsiline nauding ja see rahulolu tunne, et keegi on olemas, see on ju hindamatu väärtusega. Jah, ühesõnaga tegelikult on nagu see, et on okei olla katki mingi aeg, aga siis üritama nagu riismed kokku riisuda, hakka endaga vaikselt vaata sõbraks saama, tee uusi asju, saa tuttavaks uute inimestega, käi jaluta, käi endaga date'il, käi reisi on ja, et leia see headus endas jälle üles, kontakt iseendaga, siis võib-olla hakka nagu vaikselt vaatama sinna võib-olla teiste inimeste poole, ära joo, ära pane hullu, ära tee endale liiga, et ole endaga hästi õrn, kerge, anna endale piisavalt aega. Ma arvan, mitte midagi ei juhtu isegi mingi mõne nädalaga. Et vaikselt võib-olla muutused hakkavad, kus nagu asi läheb paremuse poole, ongi seal mingi kuu-kahe pealt. Oleneb muidugi kui suhtest on ja kui pahasti asjad olid, mis põhjustel lahku mindi on ja mõni inimene ongi võib-olla rohkem tugevamalt armunud kui teine, et mõnele lähebki võib-olla kergemalt. Jaa, aga ärge võtke ka seda halvasti, et nagu kui te saate partneriga kokku, ütlete, et kuule, teeme nii, et võtame üks kuu aega niimoodi, et me ei suhtle, tegeleme iseendaga, et see on jumala okei ja see on nagu hea väärtusega. Ei, see ei ole mingi tüli ega mitte midagi, lihtsalt tegeleme oma asjadega, lähme edasi ja siis räägime. Ja ongi võib-olla see kuu aega ollakse teist teemal juba saadakse oma mingi liikum kätte, siis saad kokku, saad palju vabamalt rääkida ja värki, see on jumal normaalne, võtta see space vahele ja chillna 2 kuud normaalne, mida nagu selles suhtes, me olime 5 aastat koos, okei, jah, ma panin täitsa rähna, et ma läksin kohe sinna, aga nii kui see läbi sain, ma teadsin, nagu ma tõmban, nagu ma olen aasta aega kindlalt, ei. Ja ma olin emotsionaalselt lukus lõpuks 3 aastat. Eelmine aasta lõpuks suutsin ennast avada nagu niimoodi, et nagu jah. Päris hulla. Ja see läks ka lampes. Aga ei, see on normaalne ju. Sellepärast, aga ma olin ju ennem sind täpselt samamoodi. Peaaegu 10 aastat nagu suhe, mitte mingit resetti ei olnud ja nüüd on reset olnud. Ja ma tunnen, et selle ajaga ma olen ikkagi leidnud ennast päris palju, aga sitaks on veel teha. Aga ma tunnen nagu seda, et mida rohkem sa ennast leiad, seda nagu nooremaks ma nagu muutun. Ma näen nagu nii nagu noor välja. Kindlasti jah, mitte oma vanune. Ma saan veel siin normaalselt tõmmata. Nii et mul ei ole kiiret kuskile. Jah. Kas tahad veel midagi lisada? Tegelikult on ilusad mõtted. Ei, päris normaalne. Järgmine osa... Okei, ma tahan kogu aeg. Tuleb natukene provokatiivsem äkki, jah? Ma võin natukene närvi minna seal. Aga me üldse ei alustanud seda, et meil on ju winterark sel nädal hakkas pihta. Jaa, jäpime siis ka lõppu natukene. Tõesti jäppi. Ühesõnaga 1. oktoobrist täna on 4. 1. hakkas winterark. 100%. Jah. All in. Mul oli üks öö vahetus 0 batooni. Jah, Vahuril on siuke värk, et meil on protebatoonid sahtlis lihtsalt kuhjaga ja ma ei tea, ma ei saakski vist olla seal nagu ümber. Ma koju näiteks ei saa osta endale, sest ma söön need ära. Ei, mul mingid tavamaiustused võivad olla, mul on üks kommikarp olnud, kui mul keegi käib külas, midagi magusat on, siis ma saan anda. See on mis sünnipäevaks kingitud. See võib olla, aga kui nagu mingi batoon, okei, mul neid müsli, neid batoone on. Need ei ole nii, aga saad seal mingi baarbelsi batoon. Jaa, see on rets. See ei saa olla. See on nagu Snickers, noh. Jah. Tean. Aga ma pean sellest olen üle olnud. Tubli. Ja nüüd esmaspäeval saan ortopeediast oma jooksutust kätte. Saad jooksmas hakata käima? Ei, mul on praegu ka ikkagi tunnike per päevas
pluss jõuksi juurde. Maraton on tulemas, aga oligi 1. oktoobril kaalu peal 78 kilo. Mul tegin isegi vormipildid, ma vaatan, mis tegid saab. Ja. Tubli. Et ma ise eeldan, et ma olen siuke 73 juba, ma arvan, kuu lõpuks ära. 5 kilo väga laadne. Ja lihtsalt ongi see, et muidu oli mul siuke 80-20, aga ma olen praegu 100% oma menüüs kinni. Mina ka. Ja praegu tundub kõik hästi. Jah, praegu see flow on väga mõnna, ma ise tunnen sama, et ja kogu aeg tuleb seda mingi Winter-Arki mingi teema, et vaata Instagramis lööb ka, siis see nagu see mõte, et nii paljud inimesed nagu korraga vaata hakkavad mingit sükast ühte eesmärki ajama, et väga cool ja täna tegime trenni, minu esimene trenn üle 3 nädala. Väga kaif oli. Mina olin siis treeneri rollis see kord. Natukene pidin parandama ka. Tehnikat või? Ei no mul on see jalgade asend, vaata. No jah, sellest ma saan aru. Üritan seda, sa said ise aru ja mingid asju me ei saanud päris nii teha, nagu tegelikult tahaks teha. Selles suhtes, et meil kahjuks veel ei ole Eestis ideaalselt jõusaali. Jah. Aga ma kuulsin kõlakaid, et T1 hakatakse ehitama mingit jõusaali, mis ei ole üldse midagi, mis meil siin juba olemas on. Mingi täitsa uus teema. Ma nagu põnevusega ootan, mis nad siis teevad sinna. Ma olen, kes see teeb seda? Ma ei tea. Ma arvan, et mingi kõlakaid kuulsin, aga vaatame, kui hakkab midagi selguma, võib-olla on mingi Gold's Gymi afiliaat. No vaata Gold's Gymi, kes need, mis on Euroopa oma, seal on ka ühe ju firma masinapargi asjad, aga kui sa mäletad nagu LA-s ja no see on täitsa teine rida. LA-s oli samamoodi, sul on ma ei tea, võtan praegu täitsa lampi, õlapress, aga sul on 3 õlapressi, kõik on erineva firma omad, kõik on nagu mingil määral erinevad. Ja sa leiad sealt selle enda või Schmidtid on erinevad. Ma tahaks nagu siukest staali, kus see võikski ja kõigist kõige parem nagu mingi masin nagu täna olime saalis, siit oleks see on puudu, siin võiks veel see olla või siin võiks need asjad olla, me saaks teha. Ja ma pean ühe asja ära mainima siin. Kallid inimesed, kui te olete jõusaalis, siis selles suhtes jõusaali inventaari kinni hoida selleks, et ennast filmida ei ole okei. Sest et meil oli vaja trenni tegemiseks seda asja ja viisakus võitis, et kasuta siis, aga osta statiiv, see on nagu sa ütlesid kohe kõvale, osta statiiv endale. Osta statiiv, kui sa tahad filmida, selleks, et sa saaksid ennast filmida, sa ei pea hoidma inventaari kinni. Sest sa tegelikult ei kasuta seda treenimiseks. Filmimine ei ole treenimine. Ma pidin selle hingelt ära saama. See ärritas mind väga kõvasti. Et me ühesõnaga trennis oli üks noormees, kes siis tegi mingit harjutust ja ta nagu nähvas meile, et ma kasutan seda, ma filmin sealt pealt ja ma mõtlesin küll, et päriselt ka või, kui tropp sa oled nagu, et pane, ma ei tea, mu telefon mingi pudeli najale maha või ma pane mida iganes, tõesti, osta statiiv endale. Sa ei pea hoidma kinni treeningvahend. AliExpressis 15 eurot ja sa saad jumal maksta. See 5 euroga ka mingi täiesti töötava statiivina. Ebareaalne. Ühesõnaga, ärge olge sellised douchebagid, et te hoiate mingit asja kinni sellepärast, et ma filmin ennast seal pealt. Oleks siis mida filmida ka. Ta oli isegi mõnusalt jäme tüüp, kes, ma ei saa aru, mida tegi seal, kükki või? Jõutõmmet mingi kummidega. Ma ei tea. Väga kihvt nagu. Kes seda vaadata tahab? TikTok või? Ma ei tea. Saime hingelt ära. Saime hingelt ära lihtsalt nagu, kui te keegi ka kunagi sükast asja teete, siis lihtsalt võib-olla on kuskil ajus hoopis, fuck, ma ei peaks seda tegema. Võib-olla ta tahab selle asjaga mingit harjutust teha või mingit värki. Et see filmimine ei ole nagu... Võib-olla ta oli just mingi testokuuri alustanud, vaata, ja siis ta mõtles, et ta on räme isane. Ei tundunud, on jah? Me veits võib-olla teeme nagu liiga talle ka natukene, aga tema tegi meile ka liiga. Ta oli lihtsalt munn, sõna otseses mõttes meiega.
siis me võime vastu olla. Selles suhtes tubli, et trennis oli, aga selles suhtes kahju, et munn oli. Jah, see oli nagu veits nagu debiilne jah. Muidu hästi, elu ilus, kõik korras, Winterark. Winterark, teeme tööd ja vägev, no vaatame, mis saab. Jah. Järgmise nädalane. Davai, tšau.